Tere, mu armas. Tere sulle, kes sa oled siin kanalil juba pikaaegne kuulaja, vaataja. Tere ka sulle, kes sa võib-olla satud siia päris esimest korda. Sulle siis ütlen, et mina olen Niida. Siin kanalil siis aeg-ajalt jagan oma kanaldusi, mis tulevad siis mulle kas ühisväljast, Akashast või läbi kaartide. Ja täna siis samamoodi 999 portaali puhul siis jagan pisut oma mõtteid ja vaatan siis läbi 3 grupi läbi kaartide ka siis sõnumeid sulle. Ja igapäevaelus siis teen ma terapeudi tööd, olen konstellöör, rännakuterapeut, jagan šamanistliku maailmavaatest pärit ja mulle osaks saanud tarkusi, hoian naiste ringe ja kanaldan siis läbi tarokaartide. Ja täna siis räägin sulle, kuidas mina näen, tajun 999 portaali ja miks siis 999 kõigepealt on ju, et täna on siis 9. kuupäev, 9. kuu, 9. september ja aasta 2025 on siis numeroloogiliselt ristsummana kokku 9, et sellest siis võimas number. Ja miks see portaal siis väärib tähelepanu või miks sellel numeroloogilisel sellisel hetkel siis teha kanaldust on see, et 9 numeroloogiliselt on siis tsükli lõpetamine, kokkuvõtmine, kokkupakkimine, järelduste tegemine, õppetundide integreerimine selleks, et valmistuda siis järgmiseks saabuvaks tsükliks. Ja kuna siis numeroloogiliselt on selline suur hetk, siis ja 3-kordne võimalus siis neid asju kokku pakkida, ära lõpetada, õppetund siis endasse vastu võtta, mingeid asju läbi lõigata või siis endast maha jätta, siis selleks, et sa mõistaksid siis paremini, kuidas seda siis teha, või saada siit mingit inspiratsiooni lisaks sellele tarkusele, mis sinus siis endas juba sinuga kõneleb, on ju, või saada mingit kinnitust siis enda mõtetele, siis jagan siis seda, mis läbi minu tuleb ja läbi siis minu käes olevate kaartide. Ja kui taros väikses arkaanis on siis 10 kaarti tegelikult on ju, alates siis ässast, mis on siis number 1, siis 1-st kuni 10-ni, siis 10 on tegelikult numeroloogiliselt jälle 1, mis tähendab seda, et 1 + 0 on 1, ehk siis lõpus, päris lõpus sisaldub uus algus. Ja üheski siis põlisrahvaste nii-öelda kultuuriruumis ei ole aega tajutud lineaarsena, ehk ta ei ole sirge, mis algab ühest kohast ja lõpeb teises kohas. Ehk see on rohkem selline läänelik vaade ja see ei soodusta minu meelest kohalolu praktikaid, sellepärast et sageli me paneme eesmärgi sinna telje lõppu, on ju, kuhu me tahame jõuda ja selle vahepealse osa siis, kus me kulgeme, selle me oleme oma mõtetes siis pigem fokusseeritud sinna eesmärgile ja see ei soodusta meie kohalolu või nagu selle hetke maagia tajumist. Aga kui me kujutame ette, et aeg on hoopis ringikujuline või spiraalne, ta kulgeb kogu aeg tsükliliselt, on ju, naised mõistavad seda väga hästi, mida tegelikult tähendab tsükliline kulgemine, on ju, oma siis päevade rütmi järgi, täiskuu ja kuu loomise rütmide järgi, et kuidas see vaheldub, kuidas see mõjutab meie meeleolu, meie tundmusi, meie tajusid, samamoodi aastaring, et tegelikult ja samamoodi siis tarot näiteks või numeroloogiat võib samamoodi vaadata siis selle ringina, selle spiraalina, ruunid täpselt samamoodi, kogu taro samamoodi. Ehk siis näiteks narr number 0, ta võib olla selle paki või nagu suure arkaani esimene kaart, ta võib olla ka suure arkaani nagu viimane kaart, aga tegelikult on ta lihtsalt üks koht, kus me pakime mingi vana tsükli kokku ja alustame uut. Ja täpselt samamoodi siis numeroloogias on ju 1-st 9-ni, 9 on see, kus me pakime kokku, integreerime ja 10 on juba sama, mis 1 ehk uus algus ja kätkeb endast juba seda uue tsükli energiat. Aga nüüd siis, et
selles 9 portaalis siis vaadata üle need asjad, mida me tahame kokku pakkida, ära lõpetada. Et selleks siis täna siis natukese aja pärast teen siis gruppide jagamise. Ja näid täna ma olen valinud siis selleks lilleõied siit aiast võtnud, vaadanud, mis siin veel õitsevad. Ja esimene siis grupp, sinule tahab sümboliks tulla selline tulipunane lillekene, minu lapsepõlve lemmik muinasjutt, kaunitar ja koletis, ja see kannaõis siis tahab tulla sulle number 1 grupp, kes sa valid ja tunnetad, et see kõneleb sinuga, see on sinu sümbol. Siis number 2 sinule kinkis sellise roosa õie bellargoon. Kui see on see, mis sinuga resoneerub täna, siis number 2 on sinu valik. Ja siis Jaapani tulikas tahab sulle kinkida sellise hele lilla kollase südamikuga sellise õiekese. Number 3, see on siis sinu valik. Ja mõne sõnaga enne, kui ma lähen ladumiste juurde, ma räägin siis veel nagu üldisest energiast või kuidas mina näiteks terapeudina olen aru saanud, et mismoodi siis on neid asju võimalik siis lõpetada oma elus või lõppenuks lugeda või lõpetada näiteks mingi mineviku energia kaasas kandmine. Ja see on selline natuke trikiga asi, ehk siis sageli see lõpetamine toimub tegelikult läbi vastuvõtmise, läbi integreerimise, läbi tunnistamise, läbi omaksvõtu. Sest kuni me nagu mingit asja jõuliselt ja tugevalt eitame, oleme selle vastu, siis me nagu suruksime vedru niimoodi jõuga kokku, ja see asi tegelikult sinna tekib rohkem pinget ja kui me ühel hetkel väsime sellest surumisest ära, siis see vedru tuleb nagu niisuguse jõuga tagasi. Et pigem sellised nähtused näiteks, kas või kui meil on lapsepõlves olnud näiteks mingid rasked olukorrad või minu juurde muidugi on jõudnud neid lugusid nagu eriti palju, on ju. Sest need, kellel on kuidagi, kes on oma jõududega saanud need mineviku asjad korda või kes võivad öelda, et neil on nagu südamest olnud hästi õnnelik nagu lapsepõlv ja minevik ja neil ei ole selliseid mingeid dramaatilisi asju minevikus juhtunud, siis võib-olla nemad satuvad minu juurde harvem, võib-olla lihtsalt tulevad sellisest uudishimust ja põnevusest kaarte küsima. Aga kui ma kuulen nagu inimeste lugusid, kes on päriselt nagu ülirasked mineviku kogemustega või on lastega mingid suured mured või suhted üldse ei toimi või tervisemured või mis tahes nagu see nimekiri on lõpmatu, siis ja tegelikult ju tahaks nendest asjadest lihtsalt lahti lasta ja need ära lõpetada, aga mingi pärast need käivad meiega kaasas ja ei taha mitte kuhugi lahkuda. Ja võib-olla see võti võibki olla seal, et selle asemel, et me meeleheitlikult tahame nendest lahti saada, me võiksime neid asju nagu sügavuti vaadata, jaatada, tunnistada ja nagu pigem tunda nagu iga keharakuga lõpuni läbi see tunne, olgu selleks siis mingi äng, viha on näiteks tunne, mida hästi paljud ei luba endale, ei julge seda tunnistada, aga seal taga on nagu tegelikult metsik vägi, et kui see viha näiteks või lein näiteks lõpuni tunda. Mul on olnud siin juhuseid, kus nagu 25 või 36 aastat on tuntud leina, kantud endaga seda alateadvuses kaasas ja tegelikult mitte seda lõpuni tuntud, on ju. Ehk siis mõnikord lahti laskmise võti on see, et me tunneme selle asja nagu lõpuni läbi, me integreerime selle lõpuni ära, me tunnistame, et jah, see oli nii. Ma nüüd võtan selle vastu ja see on nagu mitte vastupanu, siis ei ole võti, vaid vastupanu on hoopis see andumine, alistumine sellele millelegi, millest me tegelikult tahame lahti saada. Et mõnikord on need skeemid niimoodi. Ja täna siis ma kaartidega vaatan lihtsalt seda siis, et
mis võiks sind toetada, aidata, millised mingid mõttekäigud võib-olla saatsid mingit inspiratsiooni. Ütlen ka ära, et miks ma ei tee ladumisi näiteks sellel teemal, et mis protsessid maailmas toimuvad ja mis energiat on kuskil Venemaa, Eestimaa, Ukraina, Euroopa Liidu, USA teemadel. Selleks on 2 põhjust. Esiteks, ma ei vaata uudiseid, ma ei ole kursis nende teemadega ja mulle tundub, et kaartidega nagu peavoolumeedia uudiste kommenteerimine ei ole lugupidav ega austav ega väärikas minu tarode suhtes. Ja ma tajun oma tarosid siis hästi sügava, mitte ainult oma tarosid üldse kui süsteemi, kui kanaldusvahendid, kui maagilist tööriista. Ma tajun, et see on hästi sügav enesearengu tööriist, on ju. Vähemalt minu käes on nad teraapilised, nad on avardavad, nad on sõnumitoojad nendesse kohtadesse, kus me vahel ei näe, kus on meie pimenurgad. Ja sellepärast ma see on üks põhjus, miks ma ei soovi kommenteerida mingeid uudiseid või ammugi mingeid sõjauudiseid või midagi sellist tarokaartidega. Ja teine põhjus, miks ma seda ei tee, kuigi sellised kanaldused on populaarsed inimeste seas, ma ei tee seda sellepärast, et väline maailm on alati meie sisemaailma peegeldus, on ju. Kui me tajume välismaailmas sõjahirmu, siis me peame vaatama, mis meie sees sõdivad, millised jõud on meie sees siis sõjajalal, kas need on meie pea ja süda omavahel või nii-öelda sisemine kõrgem mina ja mingid sisemised sabotöörid omavahel ei saa hästi läbi. Et mis on need ja meil ei ole mõtet minna nagu muutma välismaailma protsesse, kus meil jõud peale võib-olla üksikisikuna ei hakka, vaid me peame minema sisse ja lõpetama oma sisemised sõjad, lõpetama oma sisemised hirmud, aitama nendel võib-olla päevavalgele tulla, üldse tunnistama neid kõigepealt. Oma sisemised leinad, sisemised igatsused, sisemised üksindused, mis tulenevad siis sisemisest lahusteadvusest, on ju. Ja täpselt samamoodi nagu siis sõda, siis arhetüüpne sõda tuleneb lahusteadvusest, mitte siis loojateadvusest, mis on üksolu, armastus, kaastunne, kohalolu. Ja sellepärast ma ei pea vajalikuks siis teha neid nagu nii-öelda laia maailma kanaldusi, vaid ma lähtun siis sisemisest ja lähtun siis loojateadvusest ja püüan siis ise liikuda ja ka oma kaartide läbi juhatada siis sinna meistriteadvuse poole ja meistriteadvuse ja ohvriteadvuse vahe siis teadupärast on see, et ohver ütleb, et mul on paha sellepärast, et nemad seal teevad nii ja mul hakkab hea siis, kui nemad seal muudavad oma käitumist, on ju, olgu selleks nemad siis Putin või USA või Riigikogu või ämm või lapsed või minu elukaaslane. Ja meistriteadvus ütleb siis niimoodi, et ma võtan vastutuse selle eest, mis minu elus toimub, mida ma kogen, oma tunnete eest, oma kogemuse eest, ma võtan täieliku vastutuse, sellepärast et selle ma olen loonud ise osaliselt teadlikult, osaliselt alateadlikult. Võib-olla see on minu perekonnaliini pidi tulnud, aga mina võtan selle eest siis vastutuse ja kui see mulle ei meeldi, siis ma võtan vastutuse selle muutmise eest või oma suhtumise muutmise eest, oma teadlikkuse avardamise eest ja nii edasi, on ju. Ja mina siis enda missiooniks pean sinna meistriteadvuse poole juhatamist. Ja ise samamoodi siis sellel teel sammumist. Ja läheme siis gruppide juurde. Sina, kes sa valisid siis number 1 grupp selle ilusa tulipunase kannaõie. See on siis värvilt juurtšakra tasand. Ja juurtšakra vastutab meil siis eelkõige baasturvalisuse eest, on ju.
et võib-olla sinu puhul ongi siis tegemist selliste alateadlike hirmudega. Sa võiksid üle vaadata selle energia, on ju, et kuidas sa tunned nagu igapäevaelus end, kui turvaliselt, kui kindlalt, kui maandatult, kuidas su materiaalne küllus sinu elus lahti rullub, kui turvaliselt sa end rahaasjades tunned, kuidas sa tunned, et sul on igapäevaeluks vajalikud ressursid olemas. Kui turvaline on sinu suhe, kui turvaline on sinu kodu, kui väekas ja toetav on sinu toit, kõik sellised nagu baasilised asjad, mis tulenevad siis juurtšakra sellisest tulipunasest, veripunasest energiast. Juurtšakra on siis samamoodi see koht, kust kaudu me võtame vastu siis vereliinide esivanemate energia. Ehk siis, kui mul on ema-isaga suhted head või nad ei ole olnud nii head, aga ma olen need sügavalt nagu läbi protsessinud ja tervendanud, siis minu juurtšakra tõenäoliselt läbi selle on samamoodi tervendanud ja mul on selline tunne, et mul on siis mõlema õla taga on siis minu esivanemad, vasaku õla taga minu emaliin, parema õla taga minu isaliin ja mul on turvaline, kindel seljatagune ja ma saan toimida, ma saan keskenduda oma loomingule, oma tegemistele, oma teemadele, mida on vaja nagu minul, mida mina tulin siia maailma tegema, mis on minu hinge ülesanne. Ja nende teemadega seoses siis võtan sulle mõned kaardid, mis on kaartide sõnum sulle siin portaalis siis täna. Nii, esimene asi sulle on meeletasandi muretsemise lõpetamine, on ju, et teadupärast läbi mõtete me anname energiat. Ükskõik siis, millest me mõtleme, sinna me energiat anname, on ju. Energia järgneb tähelepanule. Ja kui sinul on harjumus mõelda muremõtteid, siis muretsemine, öeldakse, et on palvetamine selle eest, mida me ei taha, et juhtub. Et see on sinule siis siin üks hästi oluline sõnum, on ju, et vaadata ümber või nii-öelda proovida siis ümber teha neid muremõtteid, et esimene asi siis, nagu ma rääkisin, algab tunnistamisest, on ju. Sulle soovitan varitseja praktikat, ütlen hästi lihtsalt ja kiirelt seda praegu, ma olen oma varasemates videodes sellest ka põhjalikumalt rääkinud, kui sa vajad lisa, võid mulle lihtsalt kirjutada või tulla siis mu vastuvõtule, ma räägin sulle põhjalikult, õpetan sulle seda tehnikat, aga näiteks tee praegu nii, pane helisema kell endale äratus 1 kord päevas. Vali mingi juhuslik number, näiteks 11.11 või 12.12, 13.57, ükskõik mingi selline kellaaeg päeva jooksul, kus sul telefon annab märku ja tee siis see reaalsuskontroll sellel hetkel. Mida sa mõtlesid? Kas su mõtted olid nagu toetavad, väestavad või sa pigem muretsesid millegi pärast, on ju. Me ei pea endale lapsi muretsema ja me ei pea laste pärast muretsema terve elu. Palju parem on, kui me lapsed endale rõõmustame, on ju, läbi sulni ja ilusa ja armastava seksuaalsuse ja pärast ka neid eluõisi muudkui rõõmustame nende pärast ja see on lastele palju toetavam ja väestavam energia, on ju, ja nii kõigi teiste energiatega ka. Et see on sinu reaalsuskontrolli esimene koht, on ju, et vaata üle, et su mõtted oleksid positiivsed, suunatud sellele, mida sa tahad, mitte sellele, mida sa kardad. Need on vastandlikud asjad praktiliselt ja muuda reaalselt läbi afirmatsioonide, läbi positiivsete kinnituste, läbi kõikvõimalike praktikate, millega sa saad siis nagu oma mõtted väestavaks, rõõmsaks, helgeks, kergeks, turvalisust loovaks.
Järgmiseks on sul mingi mineviku energia, see on üldine kanaldus, kui sa oleksid minuga silmitsi, siis ma läheksin vaatama, et mis asi see on ja kus see energia lekib, aga sul on mingi minevikus juhtunud asi, kuhu sul mõtted lähevad ikka ja jälle tagasi, need on võib-olla omavahel isegi seotud, see võib, kuna nendel on hästi sarnane vibe nendel kaartidel, et see on mingi asi, kuhu su energia lekib, see on nagu selline lõpmatu kaev. Kas see on ka mingi lein, mingi asi, mis minevikus sinuga juhtus, midagi, mis on keegi, kelle sa kaotasid, keegi, kes tegi sulle haiget, see on mingi selline koht, kuhu su energia lakkamatult läbi selle, et sa mõtled sinna tagasi läheb, on ju. Et sellega tasuks tööd teha, see tasuks läbi töötada endas ja nagu see läbi siis lõpetada on ju, või teha siin 999 portaalis nagu kogu südamest tulev palve, et see asi selgineks, lõpeks, vabaneks, et sa saaksid minna edasi vaadates tulevikku, mitte minevikku. Ja kolmas soovitus sulle on siis, siin on nüüd sellist rahaasjade pärast muretsemist või nagu ebaturvalisena tundmist, ent sellepärast, et ei ole piisavalt, on ju. Et samamoodi tegelikult taevas on helesinine, vaata üle, need on täpselt need esimesed tšakra teemad, on ju, mineviku energia ja see samamoodi nagu rahaliselt ebaturvaliselt tundmine, et vaata, mis sa vajad siis. Üks asi on see, et hirm paneb meid rohkem kontrollima, on ju, aga kui sa vajad seda meelerahufondi, siis rahulikult kogu seda endale, aga vaata, et sa ei lähe sellega liiale, et see ei saa sulle nagu kinnismõtteks nagu kas mingeid asju või raha koguda või et sa ei saa midagi endale lubada või sul ei ole õigust midagi välja anda või sageli nagu selles energias võib juhtuda, et me ei hoolitse enda eest üldse, et me ei luba endale midagi head ja ilusat hetkes, sest me oleme kogu aeg mõtetes seal kuskil eespool, et seal nii-öelda kogume mustadeks päevadeks. Kui me kogume mustadeks päevadeks, siis me ju manifesteerime musti päevi. Et miks nii, et muuda juba see ära, et kogu nagu helesinisteks päevadeks on ju, et siis, kui sa tahad nagu endale midagi head lubada, mitte selleks, et sul on raske, et kas või see manifestatsioon tee juba ümber, on ju. Ja luba endale praegu head, praegu siin hetkes on ju, et otsi oma parim pesu välja, oma kõige ilusam kleit. Mina vähina tean väga hästi, mida tähendab nagu kogumine, et see on mulle hästi omane energia olnud, et mul peab olema, ma ei tea, köögirätikuid ja ilusaid pesukomplekte, mida ma pole kunagi selga pannud nagu 10 tükki kuskil sahtli põhjas, et noh, et võta see kõik ja kasuta seda praegu, sellepärast et praegune hetk on tegelikult, mis meil on, et luba sellel nagu hirmu ja krampliku kogumise energial selles 999 portaalis lahustuda ja need on sulle siis need sellised soovitused praegu, mida sina võiksid vaadata, endast läbi lasta. Kui sul on võimalik, tee tuli, kirjuta need asjad endast välja, pane põlema või võta viiruk või Palo Santo või salvei suits ja puhasta lihtsalt ennast ja ütle, et sa nendest asjadest nüüd, et sa võtad need vastu endas, näed ära need kohad, ma tunnistan neid ja nüüd ma ei pea neid enam nagu alla suruma, on ju. Et las nad tulevad sealt sinu alateadvusest nähtavale ja usu mind, et kui sa sealt juurtšakra tasandilt nagu vabastad asju ära ja su energia saab sealt liikumas ja üles, siis su elu muutub täiesti kardinaalselt. Kui sa tahad isiklikku ladumist süvitsi minna mingite teemadega või hoopis konstellatsioonis vaadata oma mingeid mustreid või šamanistlikke praktikaid kogeda, siis sa oled südamest teretulnud rändama minuga koos oma alateadvuse radadel ja oma kõrgema minaga ühenduse saamiseks. Et kirjuta mulle, kõik minu kontaktid leiad siit kirjeldusest ja ma soovin sulle väekat ja vabanemist täis portaali ja üldse kõike ilusat ja head. Nii, läheme siis grupi number 2 juurde, kes sina valisid selle roosa Bellargooni õie.
ja roosa teadupärast on südamekeskuse värv, on ju. ja sina ilmselt, sinu teemad siis, mida sa võiksid siis üle vaadata selles portaalis ja võib-olla vabastada, on seotud selle südamekeskusega ja südamekeskus eelkõige siis vastutab ju meie tunnete, meie suhete eest, üldse see, kuidas me läheneme maailma, kuidas me maailma vastu võtame, on ju. Kõige lihtsam näide, mõtle selle peale, on ju, et kas sulle meeldib kallistada, on ju, kui avatud sa oled kallistustele, kui lihtne sul on jääda kallistusse nagu niimoodi päris kohalolus. Sellepärast, et kui südamekeskusel on mingid blokeeringud ja piirangud, siis meil tavaliselt ei ole nii lihtne kallistama minna, eriti näiteks võõraid inimesi või võõramaid inimesi. Ma ei mõtlegi, et päris tänaval peaks minema, et see võib-olla ei olegi teretulnud, et sa ei saa tungida nagu teise inimese energia välja, kes võib-olla üldse ei ole avatud, on ju, kallistusele. Et see on ikkagi kahepoolse tunnetamise asi, aga kui sul on hästi kerge avaneda nagu kallistuseks, näiteks kas teretades või head aega jättes või ka oma lähedastele, siis tõenäoliselt on see südamekeskus üsna avatud, et see on selline hästi aus südamekeskuse termomeeter. Vaatame siis, et kas sul seal südame peal on midagi, kuidas sa saad oma südant siis kergendada, et ta oleks selline udusule kerguses. Mõtleme, mis kaardid siis tahavad öelda sulle. Siit juba tulid mõned. Nii, sinul on ka mingisugune selline energialekke siin. Ja sinu vaatasin, ta istub ja ta kausid on nagu tagurpidi ja see jookseb välja, on ju. Et sa annad oma tunde energiat kuhugi ära, on ju, läbi sellise muretsemise, siin on ka sellist parasiidi energiat, siuke imelik tõuk tahab siit ära roomata, on ju. Et võid ka vaadata, et kus sa kaotad oma sellist nagu tunnete energiat, et võid vaadata täiesti ausalt üle oma tutvusringkonna, et kus on selline siis koht, kus sa peale kellegiga suhtlemist tunned, et sa ei ole mitte täidetud, ega nagu tasakaalus, vaid sa oled tühi, energiast tühi ja selline kurb või ärritunud, on ju. Ja üldse ma ei ütle, et näita selle inimese peale näpuga, vaid võtta vastutus selle eest, on ju, et see on sinu valik suhelda. Isegi sellisel juhul, kui see on sulle väga lähedane inimene, on see ikkagi sinu vastutus lõpetada ära sellised energeetilised toitmised, kus sa annad siis enda eluenergiat ära, see on sinu vastutus ja vaata siis, keskendu nendele suhetele, kus jagamine, saamine, andmine on sellises tasakaalus, et sa ei ole ise siis see, kes ainult kedagi toidab ilma midagi vastu saamata, on ju, et sellised tasakaalutuse suhted, nende eest on vastutavad mõlemad pooled, mitte ainult see, kes rohkem saab, vaid ka see, kes rohkem annab. Et see piiri panemine sinna on sulle ka nagu oluline vastutuse koht. Siis järgmine kaart on selline nagu reisimise ja liikumise kaart, et siin võib olla natuke sükest sünget energiat ja tormist merd, on ju, aga ma tahan sulle öelda, et sul tuleb mingi liikumine teha. Sa ei saa jääda vanasse kohta istuma, sul on vaja minna ja mingid takistused ületada oma elus. Olgu sümboliks on siin see tormine meri, aga võib-olla see on hoopis see, et sul on vaja minna kellegiga rääkima, mingi asi ära klaarida. Võib-olla sul on vaja kolida, võib-olla sul on vaja minna lihtsalt kodust ära, et oma mõtted saada klaariks ja pea selgeks ja nagu vaadata asju siis natuke nagu distantsilt. Igal juhul sul on vaja nagu mingi muutus teha ja sa ei tohi jääda või ei peaks jääma selline, muidugi ma ei saa sulle öelda, mis sa teed, tohid või ei tohi ja ma lihtsalt räägin, mis kaartide sõnum on, et sina ise vaatad, mis sa siit võtad ja mis sa jätad. Aga mul on selline hästi tugev tunne tuleb, et sa pead muutma, nagu sa pead minema, sa pead liikuma edasi mingi staatiliseks, selliseks apaatseks või kinniseks jäänud kohast pead sa minema nagu välja ja liikuma, et see on sinu see nagu muutuse
ja lahti laskmise kohta, et lasta lahti vanast ja selle kaardi iseloomuks on see ka tegelikult, et ta ei ütle nagu, kuhu sa pead minema, ta ütleb seda just, et millest sa pead lahti laskma ja see on nagu vanast kaldast lahti laskmine ehk siis mingi olukord, mingi töökoht, mingi suhe, mingi 4 seina vahele kinni jäämine nagu selline. Nagu, et sa nagu ei ela täiel rinnal, vaid pigem on natuke siin sellist nagu vegeteerimise energiat, mis on vaja ära lõpetada ja millest on vaja end lahti rebida. Et võib-olla see on lihtsalt see, et sa ei liigu piisavalt, et mine kõnni looduses, mine otsi kuskilt mingi välijõusaal või mine lihtsalt metsarajale kõndima või mine tantsutrenni või ühesõnaga, et pane nagu energia liikuma, et lõpetada on vaja seiskunud energia, et selline, tead ise, kui tiigis on seiskunud vesi, siis ta läheb roiskuma ja see ei ole üldse nagu hea energia, kus olla. Et mine liikuma, mis iganes see sinu jaoks siis tähendab. Ja siis tuleb veel siin siis selline kaart, mis ütleb sulle, et korja oma energia kokku 8 erinevast kohast, kus sa seda killukaupa jagad, kui sa tegeled sellise natuke võib-olla tühja-tähja või meelelahutusega ja fokusseeri see ühele asjale, mida sa nagu päriselt tahad, mida sa päriselt vajad, mis on su suur unistus, et korja see nagu sihuke, kui sa näiteks telefonis kellegiga lobised ja sa tead, et see ei ole väärtuslik või sa räägid kedagi kolmandat sõbrannat taga, mis on hästi sihuke, kõigi energia nagu läheb sellest alla või sa, ma ei tea, inertsist nagu käid mingitel kohtumistel kuskil seltskondades edasi, kui sa tunned, et see ei ole üldse sulle päästav, on ju. Või mingid sellised kohustused, mida sa teed nagu masinlikult ja mitte südames olles, et see kaart ütleb, et korja kõigist nendest kohtadest oma energia kokku, lõpeta need ära ja fokusseeri sellele ühele asjale, mida sa elus päriselt luua tahad. Mis see muutus on sinu jaoks, on see tervenemine, on see hea ja õitsev suhe, on see millegi õppimine, on see kuidagi lihtsalt naisena õitsele puhkamine. Et mis iganes nagu, et teadvustada üks asi, mida sa päriselt kõige rohkem elus tahad ja siis korja oma energia igalt poolt kokku, kus sa seda niisama nagu tühja-tähja peale kulutad ja pane sinna sellesse ühte tõeliselt tähtsasse kohta. Et sellised siis sulle kaartide sõnumid, kui sa tahad sügavamale minna, siis siit alt leiad minu kontaktid, võta julgelt minuga ühendust, tule kaardikanaldusse, tule vaata läbi konstellatsiooni oma teemasid, läheme rändame sisekosmoses, mis iganes siis õige tundub. Et ole hoitud, soovin sulle õnnistatud portaali, kergust ja vabanemises ja rõõmus edasiliikumist, ole hoitud, ahoo! Ja tere siis taas 3. grupp. Siit tuleb siis sinu sümbol, see selline helelillat värvi Jaapani tulikas ja siin on 2 värvi koos, siin on nagu päiksepõimiku kollane, on ju, mis on meie energiakeskus, meie selline päikseline koht, meie üldse kese on ju, meie tahtejõukeskus, seal elab ka meie ego. Ja siis lilla, mis on siis siin selle kroonchakra koht on ju, et need 2 siis saavad kokku, et nagu meie, ma ütleks nagu selline looja tahe, kõrgem tahe ja siis meie enda tahe, et nende siis sünkroonsus nagu on see. Ja päiksepõimik vastutabki siis tegelikult selle eest, kui tugev on nagu meie tahe, meie tahtejõud. Mina olen pikalt mõelnud, et tahtejõud on midagi, millega ma lihtsalt nagu vägisi sunnin ennast mingitest vastumeelsetest olukordadest läbi, aga tegelikult see ei ole üldse nii, on ju, sellepärast, et mina nõianaisena tõeliselt tahan, on ju, siis lihtsalt ja panen sinna oma päriselt oma nagu väe taha, siis need asjad lihtsalt juhtuvad. Piisab sellest, et ma loon oma olekuga või ma mõtlen nagu või ma ütlen välja ja need asjad juba mu elus juhtuvad, et see on nagu tõeliselt tugev päiksepõimik ja tõeliselt nagu väekas ja tasakaalus tahtekeskus siis. Ja ma vaatan sulle siis kõigepealt kaardid, vaatangi sinna päiksepõimikusse.
ehk siis kuidas seda oma tahet, oma seda väge, oma seda keset siis tugevdada ja millest siis lahti lasta, et ta oleks nagu hästi tugev. Siis tuleb uuesti välja see kaart, mis oli esimesel grupil ka. Et sa võid esimest gruppi ka vaadata, ma seal ka natuke sellest räägin ja tahtekeskuses on hästi sageli, me paneme nagu eesmärgid, me kasutame seda mehelikku energiat, sellepärast et meie tahtekeskust valitsebki päike, päiksepõimik ja päike on mehelik energia, on ju. Et ütleks, et sinu puhul nagu võib-olla lase lahti sellest, et sa mõtled, et sa pead ainult mehelikus energias asju tegema. Et mehelik energia paneb eesmärgid ja hakkab selle poole rühkima, on ju, läbi takistuste. Mehelikule energiale meeldib takistusi ületada, nendega võib-olla võidelda isegi, jääda nagu peale selles võitluses ja siis eesmärgile jõuda ja ta on hästi fokusseeritud sellele eesmärgile, selline nagu heas mõttes nagu küti või jahimehe energia, on ju. Aga kui sa oled naine, siis selleks, et su see nii-öelda tahe ja manifestatsioon realiseeruks, selleks on hästi tark ja hästi ilus ja hästi pehme kasutada ka seda naiselikumat energiat, seda maagilist energiat, on ju. Et ainult sellega sa kulutad hästi palju oma elujõudu, oma väge selleks, et sinna eesmärgini jõuda, et sa võid pärast tunda, et sa oled nagu täiesti tühi ja sinust ei ole isegi enam selle nagu tulemuse nautijat, et lase lahti sellest, et sa arvad, et sa pead jõuga minema kõigi asjadeni, on ju, või ainult selle toore tahtejõuga, on ju. Et pigem nagu ma tahan öelda sulle, et pigem proovi saada selline seisund, et sa lihtsalt joondud oma unistusega, oma visiooniga, et sa saad selleks unistuseks ja visiooniks ja sa nagu andud sellele ja sa samastud sellega niivõrd, et lihtsalt reaalsus sinu ümber hakkab muutuma. Et see selline toore jõuga asjadest läbi pressimine, on ju, millega kaasneb sageli ka kannatus, sellepärast et see ei ole meile naistena loomuomane niimoodi minna. Et see on võib-olla see koht, kuhu sa võid ruumi tekitada ja natuke lasta lahti sellest ideest siis, et sa pead ainult jõuga läbi suruma end olukordadest. Ja eelkõige mulle tundub, et sul on just finantseesmärgid, nagu kuidagi materiaalsed eesmärgid on sellised, mille poole sa niimoodi lähed, et võib-olla teistes eluvaldkondades sa oskad seda naiselikku paremini kasutada. Et pigem nagu voola, luba seda ka, on ju, las naiselik ja mehelik sinus loovad koos, on ju, et sa paned selle eesmärgi, aga samal ajal sa nagu lisad selle maagia, oma maagia ka sinna. Nii, siis lilla oli sul ka siin kroonchakra värv, on ju, vaatame, et mis on need sellised, need kroonchakrad siis puhastavad energiad, et millised mõttemustrid või millised käitumismallid sa saad jätta siis minevikku seal siin 999 portaalis, et mis aitavad sul rohkem siis seda jumalikku juhatust jälgida ja seda tõepoolest seda tunnet siis saada, et sa oled looja poolt hoitud ja kuidagi nagu hästi tervik. Et loomulikult selle terviku jutu peale tuleb välja siis suure arkaani viimane kaart, mis sümboliseerib terviklikkust, tervikuks saamist, tõepoolest nagu ühe tsükli lõppemist, hästi assotsieerub mul selle 999-ga. mitte just see, et sa nagu lõpetad mingid asjad, vaid sa võtad kõik pusletükid nüüd vastu, kõik lähevad oma kohale, kõik, mis minevikus olnud, saab nagu mõtestatud, kõik pusletükid liiguvad nagu oma kohale, kõik läheb kokku, kogu pilt läheb nagu tervikuks, hästi selgeks nagu läheb kõik tšakrad helendavad oma värvides ülevalt alla, on ju. Energia liigub kehas vabalt, et see on see tervikuks saamine ja selles võtmes, et mida siis portaalis lahti lasta, et lahti lasegi see idee, et sa ei ole üldse kuidagi tervik, et sinus on midagi valesti või et sinuga on midagi valesti või et sa oled valel ajal vales kohas, kõik need ideed nagu lase üldse lahti. Et nii nagu puu kasvab, on ju, tal tuleb kogu aeg neid ringe juurde, et puu ei ole mitte üheski oma kasvukohas vale, on ju, et ta lihtsalt on see, kes ta on sellel hetkel ja sina oled täpselt samamoodi selles hetkel
hetkes oled juba kohal, oled juba täiuslik, oled juba veatu, oled juba täpselt see, kes sa olema pead, kus sa olema pead, et see igasugune nagu ebatäiuslikkuse idee enda kohta, et lase sellel nagu lahustuda selles portaalis, et see on sulle kõige olulisem vihje, see on suure arkaani kaart. Siin latumises on tulnud kõigile gruppidele palju väikse arkaani kaarte, aga siin on suure arkaani kaart, sulle on see kõige olulisem mõte. Ja siin on veel selline täielik küllusteadvuse kaart, et selles võtmes ütlen ka, et lase lahti nagu sellest mõttest ka, et universum on kuidagi kitsi sinu suhtes või et sul ei ole ressursse. Siin ma näen väga hästi, et see on sama valge ja lilla mõlemad siis kroonchakra värvid, on ju. Et lase lahti ka sellest mõttest, et universum ei anna sulle nagu vajalikke ressursse, et teatud hetkedel võib ka puudus olla sulle kõige vajalikum ressurss, sest see paneb tööle su loovuse, paneb su otsima enda sügavamaid andeid, kuidas luua nagu, et kõik see, et kui sul on ümber toetavad sõbrad, see on üks, on ju, ressurss, aga kui sa oled üksinda, siis see on teine ressurss, sellepärast et üksinduses sa saad sügavamale endasse kaevuda ja võib-olla sul on just vaja seda teha. Raha, kui seda on palju, tohutu äge ressurss, sa saad sellega luua. Kui raha on vähe, see on teine hästi hea ressurss, sellepärast et siis läheb tööle sinu loovus, sa pead hakkama ise välja mõtlema, kombineerima, leidma lahendusi ja sinu potentsiaal seeläbi saab just avalduda. Et mõtle nagu kõigist olukordadest ja kõigest, kus sa oled niimoodi, et see hetk, täpselt see on praegu ressurss, mida ma vajan ja seda ma kasutan. Et lase lahti, ühesõnaga, las see portaal puhastab sul välja siis kõik need mõtted, et ressursse ei jagu sulle piisavalt või et sa pead nagu kuidagi jõuga neid välja võitlema. Läheb ka selle kaardiga kokku hästi, on ju, et see on see ka, kus ma pean nagu ressursid endale kuidagi jõuga välja võitlema. Ma pean end praktiliselt nagu surnuks töötama näiteks, et saada mingi vajalik raha nagu kokku ja siis ma ei raatsi seda veel välja ka anda, et see on see nagu samas, kus kõik on olemas, vaata kui erinevad energiad need on, ju. Et siin on niisugune klammerdumine siia rahakoti külge ja siin on see, et see naine nagu vabaduses, vaat pole, kui sa oled mees, kes kuulab, siis lihtsalt see energia nagu võtta siit, et kes vabaduses ja sellises nagu helguses ja kerguses nopib ressursse. Roheline sümboliseerib mulle lihtsalt loodust siit, emakist maad, kes jagab nagu hästi heldelt, on ju. See valge 2 siin on selline tarkuse ja nõuannete ja juhatuse sümbol. On see ka, et tuleb selline kõrgem juhatus, nagu sinuni jõuavad need tarkuseterad, mis on vaja, need õpetused, mis on vaja ja samamoodi on kogu see nagu materiaalne küllus, taimemaailm kingib sulle. Kui sul on terviseteemad, siis on olemas nagu raudselt taimed selleks, mis sind toetavad. Kui sul on rahateemad, siis lihtsalt ainult nopi seda küllust tegelikult on olemas nagu tohutu potentsiaal sinu jaoks, et lase lahti sellest ideest lihtsalt, et millestki on sul puudu. Et need on siis sõnumid sulle, kui sa tahad sügavamale minna, tahad teha isiklikku tööd, palun võtta siit alt lahkesti minu kontaktid, kirjuta mulle, mis mõtteid see kanaldus sinust tekitas, mis sind kõnetas, võid jagada pärast siis, kuidas see portaal sinu jaoks töötas. Ja jälle kuulmisteni tulevastes kanaldustes, soovin sulle õnnistatud portaali ja ole hoitud. Ahoo!